Teie aed on kuskil metsa lähedal või siis, kui aeda rajatakse. Seda, et see töö ei ole kaelamurdev ja üle mõistuse, näitab arborist Heiki Hanso, kes on ise Inglismaal õppinud. No kõigepealt peab ikka igal tegevusel olema plaan, et mis me tahame siin tulevikus näha ja mida me tahame luua, et praegu me puhastame selle võpsiku, siis siin on naati ja mingid putke ja igasugust, mis metsa all ikka kasvab, et siis puhastame siin trimmeriga nagu natuke selle välja ja vaatame, mis meil siin järgi jääb, et me tahame väikseid kirsipuid seal säästa, et siis sinna me trimmeriga väga lähedale ei lähe. Sageli inimesed vigastavad just trimmeritega oma noori puid, mis nad on istutanud, et seda kindlasti mitte ei soovitaks. Heiki, siin on erinevad tööriistad, aga millal mida kasutada? No kindlasti head riistad võimaldavad hoopis valutumalt ja efektiivsemalt igasuguseid töid teha ja siin siis trimmerdame trimmeriga ja võsa lõikame siis võsasaega, mis on spetsiaalselt just metsurile tehtud, millel on niisugune väga mugav lõikenurk ja trimmeritega on just see eelis näiteks tavalise muruniite ees, et me saame igasugustesse väiksematesse kohtadesse selle trimmeri peaga sisse, peenra ääred, kivikeste ääred, kiviktaimle seal ümarad, et nagu ma juba ütlesin, et väikeste puude ligidele ärge minge nendega, sealt tehke käsitsi, aga just sellised kõnniteede ääred, mis iganes, kuhu muruniitega ei tahagi minna ja kindlasti ka ebatasased pinnad ja kus on võib-olla kunagi lõigatud võsa juba ja siis kasutate seal muru, kus on väiksed tüükad, kuhu muruniitega ei saa, et siis trimmer võimaldab igal pool täiesti igas olukorras individuaalselt lähendada ja saate väga hea töö sealt. Kui mugav ja ergonoomiline see tööriist on? Tänapäeval on tõesti leiutatud trimmeri pead, mis on nagu väga lihtsad näiteks trimmeri peale andmisel, et ei pea sugugi masinat seisma panema, maha võtma nagu vanasti oli, et käsitsi sealt keerama lahti ja peale tõmbama uuesti, vaid lasete pöördesse, kui on jõhvid liiga lühikeseks jäänud ja kõpsatada korra vastu ma ei tea, kas või väikest kivi või vastu maad, mis on tugevam natuke ja ta automaatselt annab kohe sealt jõhvi uuesti peale ja siis liigse jõhvi lõikab sealt kaitse külge tehtud teraga ära ja saate kohe tööd jätkata ilma masinat peatamata.